täna läheb tõeliseks kokkamiseks, sest minuga on üks korralik kokk, te kõik teate teda, ta on armastatud telesaatejuht, näitleja ja muusik Emil Rutiku. Küll oli sissejuhatus. Absoluutselt, see on nii äge, sa võtsid kaasa siia enda tehtud hoidiseid ja asju ja niisugust rikkalikku köögilauda siin tänase hooaja, seekordses hooajas ei ole ka olnud. Kuigi ma tahtsin juurde lisada seda, et kui sa sissejuhatuse tegid, et see muusik ja kõik näitleja ja kõik see, siis ma praegu tegelen sellise liikumisega Oit, otsetootjalt tarbijale, mis on siis kohaliku toidu propageerimine hästi palju ja just nimelt seda puhta toidu. See on niisugune üks liikumine. Pluss hoian ülevalt sellist liikumist nagu Ökoriik Eesti, siis on maakogu. Ütleme, niisugust ühiskondlikku tausta on ka veel lisaks kõigile sellele muule, mis ma kaasa võtsin. Nii, päris mitmed inimesed teavad või vähemalt on küsinud seda niipidi, et karulauk, et kas see ei ole seal kuskil kaitse all. Mina olen selle istutanud oma kraavi verve ja mul ta kasvab, nii et ma võtsin täna hommikul selle ise kaasa. Pluss ma olen nüüd, ütleme 9 aastat praeguseks tegelenud või õppinud arusaam, mis on seenemaailm. See on midagi enneolematut. Ehk siis tegelikult maailmas kõige suurem elusorganism on seen. Minu enda kasvatatud shiitake, see on ka täna hommikune saak nii-öelda. Ja shiitake, seda loetakse siis kuninglikuks seeneks. Ma saan aru, et täna me oleme ju veganid, jah? Täna me oleme täitsa taimsed. Selge. Me oleme veganid. Siin jällegi hästi oluline minu meelest toiduratsioonis kogu selle asja puhul on hea, kui me omame päris äädikad. Laiatarbe asjana on äädikad hästi palju, mis ei ole elus. See mõttes, et on tehtud kunstlikult. Nii, ja mul on siis tehtud omalt poolt niisugune huvitav segu, must sõstar ja 1-aastane puju. Kõige suurem asi, mida saab vanem põlvkond alumisele anda, on teadmine, kuidas iseendaga rääkida, kuidas tunda keha. Mis sa hästi ütled? Selles mõttes, et inimene peabki sealt õppima, vaata, kuidas öeldakse, et laps teab, mida ta tahab süüa. Noh, seal on küll palju neid... No kes ei ole mingi suhkruga ära rikutud, on ju? Nii, nüüd... Veel üks pudel. Veel üks pudel. Sa oled nagu selline maalt tulnud võludoktor oma mingite pudelitega, nii põnev, räägi. See on nüüd värske press tudraõli. Tudraõli, pole õrna aimugi, mis asi see on? See on ülimaitsev, sa võid... Lõhnab nagu mingi värske taim. Võta sealt üks lusikas, vala endale peale ja tegelikkuses õli ongi hea võtta enne toitu selle jaoks, et välja näeb roheline nagu värskelt pressitud oliiviõli. See on värskelt pressitud, meie laiuskalt tuder on see taim. Kõlab nagu põder. Peenikesed väiksed punased seemned ja õli on üks, ma arvan, kõige bioaktiivsem üldse toiduaine meie laual. Sa tunned, kuidas kõik on... Ma tunnen, et siin oleks nagu värske taimemahl sees. Et need pressid on väiksed, kodus hoiad seemneid, sa teed näiteks nädalas, minul läheb see umbes nädala jagu on niisugust asja. Ja ise pressidki kodus õli? Jah. No, seemned, siin on siis kõrvitsa ja päevalille. Ja nüüd, hästi oluline, ma kunagi hakkasin uurima seda, siis vaatasin, et enamus maksapreparaate on tehtud sellise asjaga nagu maarjaohakas. Hakkasin ise kasvatama. Ta ausalt meenutab mulle mingit kuivatatud seenelõhna natukene. Jällegi meie toidus on midagi, mis kogu aeg annab maksale niisugust väikest toetust. Üldse ei tunne mingit maitset taga? Ja, et ta ei olegi, küsimus ei ole mitte maitses, vaid nüüd... Omadustes, jah? See on see asi, mis on meie toidulaulul selle jaoks, et mitte maitsus. Sest maitsvuse me saame kõige muuga. Ma kahtlustan, et sa valisid asjad sellised, mis lähevad su särgiga kokku. Mida kõike sa ei näe, eks ole. Ma ei jõudnud selle peale mõelda. Hapendus. Siin on siis, nagu sa siin näed, porgand, kaalikas, seal sees on siis peed, tšilli, koriandri seemned, küüslaugud, nõukene. See on ikka korralik. See on väga korralik asi. Ja see on vaata ilus natuke nagu neoon. Ma arvan, et selle vedeliku eest annavad väga paljud, väga suured summad ära. See on kui mõnus. On, jah? Kõik need asjad lähevad kokku. Meil on keedetud natukene ette kaalikas ja porgand. Me jõudsime juba grillime. Et need lähevad lõpuks peale, meil tulebki niisugune taldriku täis kõik head paremat, kus siis me saame õliga pärast neid üle lasta
ja väikese ciabattaga, tead, mida sa võid teha või? Sa võid selle sibule võtta ja seda koorida. Siis on vähemalt saatejuhil on kerge pisar on. Issand, mis juttu ta räägib? Teine asi on see ka, loomulikult on veganlus on vägagi seotud, vähemalt meie laiuskraadil kindlasti ka aasta ajaga. Et sa pead väga täpselt teadma, mis asjad on kättesaadavad ja head. Et kui ma räägin ikka karulauk, siis minu meelest see on geniaalne, et meil on vara kevadel see võimalus olemas. Oota, kuidas vaja on? Kas ma teen niipidi või tahad ma teen väiksed tükid? Ei, lõika just siuksed piklikud. Emil, sa oled ise hoopiski Aserbaidžaani juurtega, on nii? Minu puhul on jälle huvitav see, öeldakse, et nende juurtega. Ei ole, minu juured on väga lihtsad. Minul on 4 vanavanemat ja sealt on tulnud siis see põhiline 4 suunda. Mul on siis olnud vanaisa sakslane, kes Setust vanaemaga tegid minu isa, Saksa ja Setu. Siis teiselt poolt vanas nõukogude arusaamas oli Aser, kes tegi Poolatariga minu ema. Mina tänasel päeval ei saa endale seda öelda, et ma olen kuidagi sellest ühe... Sa oled totaalne maailma kodanik siis. Hakkab mõjuma vaikselt. Nii? Või tead sa, mis selle paneme siis kohe niimoodi hopp siia sisse. Nii. Shiitake-seened. Ma tahaks maitsta kohe ühte seend ka, sest et ma ei ole teda niimoodi, ma sushi sees söönud seda. Sushi sees on hoopis teine asi. Nii ilusad on ka. On ju? Vist ilusad. Okei, nii. Aga mis veelgi tähtsam, kasulikud biokeemilised kooslused, mis on seal sees, ei ole kuskil mujal. Pole lihtsalt olemas. Seemned, tšen. Ma juba teen nagu need sip. Natuke tilli. Ja siis järgmisena... Ja nüüd me paneme selle õli siia. Ossa. Et see nõges on hästi oluline, aga ma tean, et Eestis on olemas üks suurepärane, absoluutselt Saaremaal toodetakse šokolaad nõgesega. Nüüd sa saad aru, see on jällegi magus, mis omakorda võimaldab inimesel saada vaata kui mõnus pruunikas see. Krõbe. Ja nüüd läheb see siia. Hopsti. On ilus. Väga ilus on. Tada! Selle jaoks, et seda värvi natuke ergutada. Kui ilus, oh my god! On ju? Täiega moodne toit on meil praegu ju. Nii äge. Nii, ja nüüd, kuna kindlasti on ka neid, kes on tšillisõbrad. Tšada! Pass! Ja see on siuke, et võtad suhu ja siis rohkem maitsed ei tunne ju? Ei ole nii hull. Vastupidi, ta on siuke hästi. Kas sellega annab äkki huuli värvida ka või? Nagu teoorias või? Nagu päriselt? Nagu päriselt, natukene lillakaks ja vaatame. Hoba! Kuule, meil on valmis iseenesest. Selle jutu käigus on valmis saanud. Kas te tahate öelda, et sellised toidud võiksid olla iga päev veegani laual? No pärast seda, mida sina meile rääkisid kõikidest nendest koostisainetest ja kuidas sa oled ise oma palehigis pressinud ja korjanud ja kasvatanud, absoluutselt. Kui ilus värviline toit, Emil! Ma tahaks seda maitsta. Aega läks, mis ta läks. Mina olen jälle see, kes alati paneb väikse tirtsu juurde, kui sa tahad. Pane, ja Emil. Ja. Vähesed teavad, et sa oled välja andnud ka raamatu. Kokaraamatu. Ja mitte ainult ühe. Nii. See kokaraamat on meil siin olemas, see muusika ja kulinaaria ja läbi võtad sa siis armastatud muusikastiilid. Kohe vaatame, millisest sa alustasidki siin bluesist ja kantrist ja folgist kuni rocki ja rock'n'rollili. Kõik on. Mis siis tähendab, et erinevad inimesed on siia välja pannud Anne Velli, Birgit Varjun. Kui sa soovid võita Emili ja tema kaasa kirjutatud muusika ja kulinaaria kokaraamatud, siis
see aadress siin viib sind Ela hästi Facebooki lehele, mine sinna, leia üles loosimine, vasta küsimusele ja see raamat võib olla sinu. Aga Emil, sa juba alustasid söömist. Ma ei saa pidama, sest jällegi toidul on olemas see arusaam, et seni kuni see väikeskene krõbe on seal küljes. Ma tahan esimesena proovida seda kaalikat. Ma pean ütlema, et kaalikaga on mul trauma. On jah? Absoluutselt. Aga sa pead seda kindlasti millegi koos võtma, näiteks seenega või? Sinu kaalikas on palju maitsvam kui see, mida ma olen saanud sealt kedupotist. Krõbeda äärega ja siis selle balsaamiku vastmega koos tilliga kergelt krõbe kaalikas ei olnud nii hull üldse. Nii, see on siis sinu Emili kevadsalat. Jah, salat ala Emil. Salat ala meil. Väga sobib. Emil, kas sul on mingi selline asi, mis ei saa sinu kodust, sinu köögist kunagi puududa, mis peab sellist olemas olema? Kui sa lähed reisile, sa haarad kaasa. Kui sa süüa teed, siis sa jälgid, et saaks seda kasutada. Meil on eraldi vutimuna, kes mõned söövad koos koorega, mõned ei söö. Ma korjan need koored ära, siis jahvatan ja siis kaltsumid puistan siia peale. Jällegi, et söögiga koos tuleksid need olulised elemendid. Sa oled absoluutselt nii eeskujulik, et süüa kõiki asju koos saba ja karvadega, kasutada kõik otsast lõpuni ära. Ma olen oma nüüd kõige nooremale lapsele vähemalt öelnud seda kogu aeg. Sa oled oluline osa selles maailmas, aga ära unusta ära, et sa oled ainult osa sellest kõigest ja kooslusena kõik on omavahel seotud. Head targad sõnad siia lõppu. Mulle meeldis see, mis ütles, et kõik on kuidagi seotud ja tuleb välja, et ka lihasööjad ja veganid on väga sõbralikult seotud. Nii äge retsept, mis sa meile tõid. See raamat on ka super hästi kistide ja maitsvate retseptidega. Mine Ela hästi Facebooki lehele, see on sinu. Tšau! Näeme juba jälle nädala pärast. Seniks Ela hästi! Ela hästi!